Tere kõigile, head vaatajad! Eesti Eest nädala uudised 132. saade, vaatamist lõppenud nädalal oli kõige olulisem. Umbes tosina Ameerika tankimislennukit KC-135 Strato tanker maandus Lõuna-Iisraelis Eilati lennujaamas. Varem nähti Tel Avivi Ben Gurioni lennujaamas mitut tankerit KC-135 ja KC-46. Iraani vastas operatsiooni teise etapi ettevalmistused on täies hoos. Teheran praegu Meidane Enghefabis, revolutsiooniväljakul. Revolutsiooniväljak on meie kindlus, see on meie juhi rusikas. USA ametnike sõnul on president Trump andnud oma abilistele korralduse valmistuda Iraani laiendatud blokaadiks. Direktiiv annab märku USA pikaajalisest strateegiast, mis näeb ette režiimi püsiva mereväe ja majandusliku isolatsiooni. Hiljutistel kohtumistel, sealhulgas esmaspäeval situatsiooni ruumis toimunud arutelul, otsustas Trump jätkata Iraani majanduse ja nafta eksporti survestamist, takistades laevandust selle sadamatesse ja sealt välja. Ta hindas, et blokaadi säilitamine on vähem riskantne kui pommitamise jätkamine või konfliktist lahkumine. Hekset tabati Iraani tuumavõimekuse hävitamise kohta valetamas. Hekset, Iraani tuumarajadused hävitatud. Smith. Te ütlesite, et pidime selle sõja alustama, sest tuumarelv oli otsene oht. Nüüd te väidate, et see hävitati täielikult. Ukraina droonirünnakud on tabanud Permi umbes 1500 kilomeetri kaugusel Ukrainast, sihtmärkideks naftataristu. Ning Kallas teatas, et Euroopa Liit ei kavatse Venemaaga suhteid taastada isegi pärast Ukraina sõja lõppu. Päris saate lõppu veel teatame, et hiljemalt mai lõpust leiab meie saates ka koha surmakuulutuste ettelugemine. Kuidas see välja hakkab nägema, sellest saate siis aimu. Aga ma tänan kõiki, kes eelmisel kuul meie tegevust toetasid ja olenemata sellest, milliseks kujuneb meie elu nädala või 2 pärast, on ka meie uudised eetris järgmisel nädalal. Kõike head!